Eduard Vilde komöödias Pisuhänd saavad kokku Vilde tugevaimad küljed, lustakad ja voolavad dialoogid, tabav ühiskondlik iroonia ning värvikad karakterid. Eks ole Vildet eluajal tihti ka naljavildeks kutsutud ning näidend kui žanr sobis kirglikule Vildele nagu valatult. Ehkki kirjutatud aastal 1913 pole Pisuhänd ajas aktuaalsust kaotanud. Edu kultus ning enesest särava võltskuvandi loomine on omased ka tänasele päevale. Boheemlaslikku Tiit Piibelehte, lipitsevat Ludvig Sanderit, vana ärihaid Vestmanni, kõrki Matildet ning malbet Laurat on eestlased kohanud nii teatrilaval, kooli kirjandustundides kui ka legendaarsete osatäitmistega telelavastuses. Teatriarmastus saatis Vilde terve elu, kuid oma ammuse unistuseni, näidendite kirjutamiseni jõudis ta alles küpse kirjanikuna. Kõik oma 3 näidendit kirjutas Vilde Kopenhaagenis, paguluses olles. Vilde esimene näidend, draama Tabamata ime, valmis 1912. aastal ja esietendus järgmisel aastal vast valminud uhkes Estonia teatrihoones. Kuid kuna Vilde sihtis kriitikanooled kultuuriseltskonna endi pihta, kujunes näidendi vastuvõtt valuliseks. Eriti solvav oli Vilde jaoks Eesti Kirjanduse Seltsi auhindamine. Sel aastal ilmunud teostest pälvisid auhinna Kitzbergi Libahunt ja Lutsu Kevade, Vildele määrati aga üksnes ebamäärane toetusraha, mida kirjanik vastu ei võtnud. Pettunud Tabamata ime kriitikas ja auhindamisskandaalis kirjutas Vilde vastulöögina kohe järgmisel aastal satiirilise komöödia, millele pani otse kui osutades Kitzbergi Libahundile pealkirjaks Pisuhänd. Sarnaselt esiknäidendile on selgi korral teemadeks kultuur, küündimatu kriitika ning tõusiklik seltskond, kuid erinevalt Tabamata imest kirjutab Vilde need teemad nüüd läbi koomilises võtmes. Vildele omaselt juhib ta Pisuhännas läbi nalja ja satiiri tähelepanu olulisele. Lühikese aja vältel linnastunud talupojad võtsid sageli peenemad kombed üle üksnes näiliselt ning nende seas oli tihti uusrikkaid tõusikuid, kel sisemine kultuur ning vaimsus alles puudusid. Ühte peibutas raha, teist ühiskondlik positsioon. Raamaturiiuleid kattis samal ajal aga paks tolmukord. Pisuhännas pilatakse armultult kirjandusringkonda ning nii naeruvääristab Vilde näidendis mitmeid tolleaegses kriitikas kõlanud ideid. Samuti osutab Vilde sellele, et määravaks saavad sageli tutvused, mitte anne. Kriitikute kohati absurdsete retseptide järgi kohendatud Pisuhänd toobki tegijale, vähemalt näidendis, kirjandusseltsi kõrgeima auhinna. Pisuhänd sai esietendusel väga hea vastuvõtu osaliseks ja on Eesti üks enim mängitumaid algupärandeid. Vestmanni ja Piibelehti leidub igal ajal ning kord on Vestmann all, Piibeleht peal, kord jälle Piibeleht all ja Vestmann peal. Nii on Vilde komöödia aegumatu ja eluline.